et võtke hetk aega ja arutage paarilisega, ja valige siis välja, ütleme, 3 stereotüüpselt kõige naiselikumat ja 3 kõige mehelikumat eriala siin, sellest valikust, mis need võiksid olla. No nii, olete oma valikud teinud. Mida pakute, millised võiksid siin olla siis sellised mehelikud erialad? Sõjaväelane. Lendur, sõjaväelane, füüsik, jalgpallitreener, mööblitisler, ja kõige naiselikumad? Kas on siin mõni amet või elukutse, mis teile tundub selline sooneutraalne, et tõesti nagu ei oska öelda, on see siis nüüd nagu võiks olla nagu tüüpiliselt naiselik või mehelik? Arhitekt, arst, keeleteadlane, advokaat. Et võt seal juba tuleb, aga et jälle ühest sellisest huvitavast uuringust nüüd väljavõte. Rahvas arvas, väiksem valim ja suurem valim, et siis kõige üleval näete siis kõige mehelikumaks peetud erialasid, kõige all ja mida allapoole, siis keskel on need nii-öelda sooneutraalsed ja mida allapoole siis seda naiselikumaks peetavad erialad, et kusjuures see on nüüd küll silmakontroll, et mõned võib ka ette lugeda, et minu arust on need päris pisikesed, et kes on nagu... Jah, et no üleval siis top 5 või top 6 insener, sõjaväelane sõdur, füüsik, programmeerija, jalgpallitreener, lendur. Minu mäletamist mööda täpselt samad, mida te nimetasite. Ja kõige alumised aeroobikatreener, medõde, lastekaitsetöötaja, lasteaiaõpetaja, juuksur, moekunstnik.